56. kiri. Kõikne ühtsus. Jumalus on kõikselt koordineeritud. Universumite universum on üks tohutu suur terviklik mehhanism, mida juhib absoluutselt üks lõpmatu meel. Kõik see loodu füüsilised, intellektuaalsed ja vaimsed aspektid on jumalikus korrelatsioonis. Täiuslik ja mittetäiuslik on tõelises vastastikseoses ning piiritletud arenev loodud olend võib tõusta seetõttu paradiisi, kuuletudes kõikse isa käsule. Teie olge täiuslikud, nii nagu mina olen täiuslik. Loodu eri tasandid on tervikuniversumi arhitektide kavades ja haldamises kõik omavahel ühendatud. Aegruumi surelike piiratud meele jaoks võib universumis olla palju probleeme ja olukordi, mis näivad kujutavat ebakõla ja osutavad tõhusa koordineerimise puudumisele. Need meist, kes suudavad universumi nähtusi vaadelda laiemalt ning kellel on rohkem kogemusi näha kogu selle loova mitmekesisuse aluseks olevat ühtsust ja avastada kogu selle paljususe üle laotuvat jumalikku samasust, tajuvad kõigis neis universumi loovenergia paljudes avaldumistes ilmnevat jumalikku ja ühtainsat eesmärki. 1. Füüsiline koordineerimine. Füüsiline ehk aineline loodu ei ole lõpmatu, kuid on täiuslikult koordineeritud. On olemas jõud, energia ja võimsus, kuid päritolult on nad kõik üks. 7 superuniversumit näivad olevat kahesed. Keskne universum on 3, kuid paradiis on ühese ülesehitusega. Ja paradiis on kõigi aineliste universumite, varasemate, praeguste ja tulevaste universumite tegelik allikas. Ent see kosmiline tuletamine on igaviku sündmus. Ei ruum ega aineline kosmos tule mingil ajal, minevikus, olevikus ega tulevikus keskselt valguse saarelt. Paradiis toimib kosmilise allikana enne ruumi ja enne aega. Seetõttu näiksid selle eri liigid ajas ja ruumis vaeslastena, kui nad ei oleks tekkinud määratlematu absoluudi kaudu, mis on nende lõplik asupaik ruumis ning nende ilmutaja ja reguleerija ajas. Määratlematu absoluut hoiab alal füüsilist universumit. Jumalus absoluut aga motiveerib täiuslikku kontrolli kogu ainelise reaalsuse üle. Ja nende 2 absoluudi tegevust ühendab kõikne absoluut. Kõik isiksused, nii ainelised, muront ja absoniitsed kui ka vaimisiksused, saavad selle ainelise universumi haakuvast korrelatsioonist kõige paremini aru, kui vaatlevad kogu ainelise reaalsuse bona fide, gravitatsioonilist reageerimist alaparadiisi keskenduvale gravitatsioonile. Gravitatsiooni ühtlustumine on üldine ja ühesugune. Puhta energia reageerimine on niisama üldine ja vältimatu. Puhas energia, ürgjõud ja puhas vaim on täielikult gravitatsioonile reageerimise eelsed. Neid absoluutidele omaseid ürgjõude juhib isiklikult kõikne isa. Seetõttu koondub kogu gravitatsiooni kese puhta energia ja puhta vaimu paradiisi isa isiklikku kohalolekusse ning tema aineülesesse asupaika. Puhas energia on kõigi suhteliste, mittevaimsete funktsionaalsete reaalsuste esivanem. Puhas vaim aga kõigi põhiliste energiasüsteemide jumaliku ja suunava ülemjuhtimise potentsiaal. Ning need reaalsused, mis on nii mitmekesiselt avaldunud üle kogu ruumi ning nii erinevatena täheldatavad aja liikumises, on mõlemad koondunud paradiisi isa isikus. Temas on need üks, peavad olema ühendatud, sest Jumal on üks. Isa isiksus on absoluutselt ühtne. Jumal isa lõpmatus olemuses ei saanud kahesugust, näiteks füüsilist ja vaimset reaalsust eksisteerida, ent niipea, kui pöörame pilgu paradiisi isa isiklike väärtuste lõpmatutelt tasanditelt ja absoluutsest reaalsusest kõrvale, täheldame nende 2 reaalsuse olemasolu ja näeme, et need reageerivad täielikult tema isiklikule kohalolekule, sest tema sees on kõik koos. Niipea, kui te kaldute kõrvale paradiisi isa lõpmatu isiksuse
määratlematust mõistest, tuleb teil pidada meelt vältimatuks viisiks, kuidas seda algse monoteistliku loojaisiksuse esimese allika ja keskme mina olen kaheste universumi avalduste üha laienevat lahknemist ühendada. Teine, intellektuaalne ühtsus. Mõtteisa realiseerib vaimu väljenduse sõnas pojas ning saavutab reaalsuse avardumise paradiisi kaudu kaugele ulatuvates ainelistes universumites. Igavese poja vaimseid väljendusi hoiab loodu aineliste tasemetega kooskõlas lõpmatu vaim, kelle vaimule reageeriva meelehoolekandega ja füüsilise universumi suunamisega meele poolt korreleeruvad omavahel jumaluse vaimsed reaalsused ja jumaluse ainelised vastukajad. Meel on lõpmatu vaimu funktsionaalne and, seega lõpmatu potentsiaaliga ja kõikselt annetatud. Kõik see isa algne mõte igavikustub kaheses väljenduses. Paradiisi saares ja temaga jumaluses võrdses, vaimses ja igaveses pojas. Sellise igavese reaalsuse duaalsuse tõttu on meele jumal lõpmatu vaim paratamatu. Meel on vaimse ja ainelise reaalsuse vaheline vältimatu suhtlemiskanal. Aineline arenev loodud olend võib sisimas elavat vaimu tajuda ja mõista ainult meele hoolekande kaudu. See lõpmatu ja kõikne meel kannab hoolt aja ja ruumi universumites kosmilise meelena ja kuigi see ulatub meeleabivaimude algelisest hoolekandest kuni universumi tegevjuhi suursuguse meeleni, on see kosmiline meel piisavalt ühendatud 7 meistervaimu juhendamises, kes omakorda on kooskõlas aja ja ruumi ülima meelega ning täiuslikus vastastik suhtes lõpmatu vaimu kõikehõlmava meelega. 3. Vaimne ühendamine. Nii nagu universumi meelegravitatsioon keskendub lõpmatu vaimu isiklikule kohalolekule paradiisis, keskendub universumi vaimugravitatsioon igavese poja isiklikule kohalolekule paradiisis. Kõikne isa on üks, kuid aegruumile on ta ilmutatud kahese nähtusena, puhta energia ja puhta vaimuna. Paradiisi vaimureaalsused on samuti ühtsed, kuid kõigis aegruumi olukordades ja suhetes on see üks vaim ilmutatud kahese nähtusena, ühelt poolt igavese poja vaimisiksuste ja kiirgustena ning teiselt poolt lõpmatu vaimu ja temaga seotud loodute vaimisiksuste ja mõjudena. On ka veel 3. nähtus, puhta vaimu fragmendid, isa poolt annetatud mõttekohandajad ja teised vaimuolemusvormid, mis on isikueelsed. Ükskõik missugusel universumi tegevuste tasandil te vaimseid nähtusi ka ei kohtaks või vaimolenditega sidemeid ei looks, võite olla kindlad, et nad kõik pärinevad vaimpoja ja lõpmatu meelvaimu hoolekande kaudu jumalast kui vaimust. Ning see kaugele ulatuv vaim toimib arenevates ajauniversumites sel viisil, nagu seda suunatakse kohalike universumite keskustest. Neist loojate poegade keskusmaailmadest tulevad püha vaim ja tõevaim koos meeleabivaimude hoolekandega aineliste meelte madalamatele ja arenevatele tasanditele. Et meel on meistervaimude tasandil ühtsem ühenduses ülimolendiga ning kosmilise meelena absoluutse meele alluvuses, on arenevate maailmade meelehoolekanne otsesemalt ühendatud isiksustes, kes elavad kohalike universumite keskustes ning juhtivates jumalikes hoolekandjates, kes omakorda on peaaegu täiuslikult korrelatsioonis igavese poja paradiisi gravitatsiooniringlusega, kus toimub kõigi aegruumi vaimuavaldumiste lõplik ühinemine. Täiustunud loodudolendi eksistentsi võib saavutada, alal hoida ja igavikustada enesest teadliku meele ühtesulamise teel mõne paradiisi kolmsuse isiku poolt annetatud kolmsuseeelse vaimu fragmendiga. Surelik meel on igavese poja ja lõpmatu vaimu poegade ja tütarde looming ning kui see sulab ühte isast pärineva mõttekohandajaga, saab see osa arenevate maailmade kolmesest vaimuannetusest.
Kuid need 3 vaimuväljendust ühinevad täielikult lõpetanutes, nagu nad olid igavikus ükskõikne mina olen, enne kui sellest üldse sai igavese poja ja lõpmatu vaimu kõikne isa. Vaim peab alati ja lõplikult väljenduma kolmeselt ja lõpptulemusena realiseerudes ühinema kolmsusega. Vaim pärineb kolmese väljenduse kaudu ühest allikast ja lõplikkuses peab see saavutama ning saavutabki täieliku realiseerumise selles jumalikus ühinemises, mida kogetakse igavikus Jumalat leides. Üks olemises jumalikkusega ja kosmilise meelehoolekande kaudu, mis on isa kõikse mõtte ja igavese sõna lõpmatu väljendus. 4. Isiksuse ühendamine. Kõikne isa on jumalikult ühtne isiksus, seega on Havonasse jõudmisel täiesti ühtsed isiksused ka kõik tema tõusuteelistest lapsed, kes kantakse paradiisi tagasitõmbehoo mõjul, mis on mõttekohandajates, kes isa käsule kuulatudes lahkusid paradiisist ja asusid elama aineliste surelike sisimasse. Isiksus püüab loomupäraselt kõiki endas sisalduvaid reaalsusi ühendada. Esimese allika ja keskme kõikse isa lõpmatu isiksus ühendab kõik 7 lõpmatuses sisalduvat absoluuti ja sureliku inimese isiksusel, mis on kõikse isa ainulaadne ja otsene annetus, on samuti potentsiaali surelikus loodudolendis sisalduvad tegurid ühendada. See kogu loodudolendi isiksust ühendav loovus on tema kõrge ja ainulaadse allika sünnimärk ning annab pealegi tunnistust tema katkematust sidemest sama allikaga isiksuse ringluse kaudu, millega loodudolendi isiksus hoiab otsest ja pidevat sidet kõigi isiksuste isaga paradiisis. Kuigi see Jumal avaldub alates 7-kordsest läbi ülimuslikkuse ja lõplikkuse kuni Jumal absoluudini hoolitseb paradiisis ja Jumal isa isikus, keskenduv isiksuse ringlus kõigi nende jumaliku isiksuse erinevate väljenduste täieliku ja täiusliku ühendamise eest, mis on kõigil loodud olenditest isiksustel, kõigil aruka eksistentsi tasanditel ja kõigis täiuslike, täiustunud ja täiustuvate universumite maailmades. Kuigi Jumal on universumitele ja universumites kõike seda, mida oleme kirjeldanud, on ta teile ja kõigile teistele Jumalat tundvatele loodudolenditele siiski üks, teie isa ja nende isa. Isiksusele ei saa Jumal olla mitmene. Jumal on kõigile oma loodudolenditele isa ning pole praktiliselt võimalik, et ühel lapsel oleks mitu isa. Filosoofiliselt, kosmiliselt ja avaldumise eri tasandite ja asukohtade poolest võite ja paratamatult peategi tajuma mitmeste jumaluste tegutsemist ja eeldama mitmeste kolmsuste olemusolu, kuid iga palveldava isiksuse palveldamiskogemuse isiklikus kontaktis on Jumal üle kogu tervikuniversumi üks. See ühtne ja isiklik jumalus on meie paradiisi vanem, Jumal isa, annetaja, säilitaja ja isa kõigile isiksustele alates surelikust inimesest asustatud maailmades kuni igavese pojani kesksel valguse saarel. 5. Jumaluse ühtsus. Paradiisi jumaluse ainusus, jagamatus on eksistentsiaalne ja absoluutne. Jumaluse igavesi isiksustumisi on 3, kõikne isa, igavene poeg ja lõpmatu vaim. Kuid paradiisi kolmsuses on nad tegelikult üks, ühtne ja jagamatu jumalus. Paradiisi Havon algse eksistentsiaalse reaalsuse tasandilt on eristunud 2 absoluutse alltasandit, millel isa, poeg ja vaim on tegelenud arvukate isikuliste kaaslaste ja alluvate loomisega. Ja kuigi siinkohal ei ole kohane arutada absoluutse jumaluse ühinemise üle, transcendentsetel ülimuslikkuse tasanditel on võimalik vaadelda mõningaid jooni neid jumaluse eri isiksustumisvorme ühendavas funktsioonis, milles ilmneb jumalikkuse toime mitmesugustele loodu sektoritele ja intellektiolendite eri klassidele. Jumalikkuse praegune funktsioneerimine superuniversumites avaldub aktiivselt ülimate loojate,
kohaliku universumi loojate poegade ja vaimude, superuniversumi päevilt vanade ja paradiisi 7 meistervaimu tegevuses. Need olendid on 7 Jumala 3 esimest tasandit sissepoole kõikse Isa suunas ning kogu see 7 Jumala ala kooskõlastub kogemusliku jumaluse esimesel tasandil areneva ülima olendiga. Paradiisis ja keskses universumis on jumaluse ühtsus eksisteerimise fakt. Arenevates aja- ja ruumiuniversumites on jumaluse ühtsus saavutus. 6. Areneva jumaluse ühinemine. Kui jumaluse 3 igavest isikut tegutsevad paradiisi kolmsuses jagamatu jumalusena, saavutavad nad täiusliku ühtsuse. Kui nad kas üksikult või ühiselt loovad, siis nende paradiisi järglastel ilmneb samuti iseloomulik jumalikkuse ühtsus ning see eesmärgi jumalikkus, mida avaldavad aegruumi alade valitsejate ülimad loojad ja valitsejad, saab lõppkokkuvõttes kogemusliku ülemvõimu suveräänsuse ühendavaks võimsuspotentsiaaliks, mis universumi mitteisikulise energiaühtsuse kohalolekul tekitab reaalsuse pinge, mida saab lahendada ainult piisava ühinemise teel kogemusliku jumaluse kogemusliku isiksuse reaalsustega. Ülima olendi isiksuse reaalsused lähtuvad paradiisi jumalustest ning ühinevad Havona välimise ringluse juhtmaailmas kõikvõimsa ülima väelisuse eesõigustega, mis tulenevad suuruniversumi looja jumalikkustest. Ülim Jumal eksisteeris Havonas isikuna enne 7 superuniversumi loomist, kuid tegutses ainult vaimsetel tasanditel. Ülimuslikkuse kõikvõimsa võimu väljakujunemine jumalikkuse mitmekülgsuse sünteesiga arenevates universumites viis jumaluse uue väelisus kohalolekuni ja kooskõlastus ülima vaimse isikuga Havonas ülima meele kaudu, mis teisenes samaaegselt lõpmatu vaimu lõpmatus meeles sisalduvast potentsiaalist ülima olendi aktiivselt tegutsevaks meeleks. 7 superuniversumi arengumaailmade ainelise meelega loodud olendid võivad jumaluse ühtsusest aru saada vaid selle väljakujunemisel niisuguses ülima olendi võimsuse ja isiksuse sünteesis. Jumal ei saa ühelgi eksistentsi tasandil ületada sellel tasandil elavate olendite kontseptuaalset võimet. Surelik inimene peab tõe tunnistamise, ilu hindamise ja headuse austamise kaudu leidma tee armastuse Jumala tunnistamiseni ning liikuma siis jumaluse tõusvaid astmeid mööda arusaamiseni ülimast. Kui jumaluse ühtsust võimus on selliselt mõistetud, saab teda vaimus isiksustada, et loodud olendid temast aru saaksid ning tema poole püüdleksid. Kuigi tõususurelikud saavutavad arusaamise kõikvõimsa võimust superuniversumite keskusmaailmades ja ülima isiksusest Havona välistel ringlustel, ei leia nad tegelikult ülimat olendit, nii nagu nad on määratud leidma paradiisi jumalusi. Isegi lõpetanud 6. astme vaimud ei ole ülimat olendit leidnud ega leia teda ka tõenäoliselt enne, kui on jõudnud 7. astme vaimu staatuseni ning kuni ülim pole hakanud tegelikult osalema tulevaste välisuniversumite tegevustes. Ent kui tõusuteelised leiavad 7-kordse Jumala 7. tasemena kõikse Isa, on nad jõudnud kõikide nende jumaluse tasandite esimese isiku isiksuseni, kellel on isiklikud suhted universumi loodud olenditega. 7. Evolutsiooni kõiksed vastukajad. Aegruumi universumite pideva edasiminekuga arengus kaasnevad jumaluse üha avarduvad ilmutused kõigile intellektiolenditele. Maailma, süsteemi, tähtkuju, universumi, superuniversumi või suuruniversumi arengus tippu jõudmine annab märku jumaluse tegevuse vastavast avardumisest neis loodu arenevates üksustes ja nende jaoks. Ja iga niisuguse jumalikkuse teostumise kohaliku täiustumisega kaasnevad teatavad kindlapiirilised vastukajad jumaluse avaldumisviiside avardumise näol loodu kõigis teistes sektorites. Paradiisist väljapoole suundudes kujutab iga uus teostatud ja saavutatud arenguvaldkond endas kogemusliku jumaluse uut
ja avaramat ilmutust universumite universumile. Mida enamad kohaliku universumi osad valgusesse ja ellu stabiliseeruvad, seda enam avaldub seitsmekordne Jumal. Aegruumi evolutsiooni algul valitseb planeedil seitsmekordse Jumala esimene väljendumisvorm. Looja poja ja loova vaimu ühendus. Süsteemi stabiliseerumisel valgusesse saavutab see poja ja vaimu liit oma tegevuses täielikkuse. Ja kui sellesse asetub kogu tähtkuju, siis saab seal aktiivsemaks seitsmekordse Jumala teine faas. Kohaliku universumi haldusalase arengu lõpule jõudmisega kaasnevad superuniversumi meistervaimude uued ja otsesemad hoolekanded ning sellest punktist algab ka see ülima Jumala üha avarduv avastamine ja mõistmine, mis 6. Havona ringluse maailmade läbimise ajal kulmineerub tõusuteelise arusaamisega ülimast olendist. Kõikne isa, igavene poeg ja lõpmatu vaim on eksistentsiaalse jumaluse avaldumisvormid intellektiolenditele ning seetõttu ei avaldu nende isiksuse suhted kogu loodu, meel ja vaimulenditega ühtemoodi. Tuleb märkida, et tõususurelikud võivad kogeda jumaluse järjestikuste tasandite ebaisikulist kohalolekut ammu enne, kui saavad piisavalt vaimseks ja küllaldaselt harituks, et jõuda nende jumaluste kui isikuliste olendite kogemusliku isikliku äratundmiseni ja nendega kontakti astumiseni. Iga uue arengusaavutusega loodu mõnes sektoris, samuti jumalikkuse avaldumisvormide iga uue edasitungimisega kosmosesse kaasnevad jumaluse funktsionaalse ilmutuse samaaegsed avardumised kogu loodu sel ajal eksisteerivates ja varem korrastatud üksustes. See universumite ja nende osade haldustöö uus edasitungimine ei näi toimuvat alati täpses vastavuses siin kirjeldatud meetoditega, sest tavatsetakse saata ette haldurite rühmi, kes uut haldusjuhtimist järgnevates ja järjestikusteks ajajärkudeks ette valmistaksid. Valgusesse ja ellu stabiliseerunud kohaliku universumi hilisematel etappidel laseb isegi viimane Jumal aimata omapoolset universumite transcendentset ülemjuhtimist. On fakt, et seda mööda, kuidas loodud maailmad ajas ja ruumis järjest edasi arenevad, täheldatakse ülima Jumala uut ja täielikumat funktsioneerimist samaaegselt seitsmekordse Jumala esimese 3 avaldumisvormi vastava eemaldumisega. Kui suur universum peaks valgusesse ja ellu stabiliseeruma, mis jääb siis tulevikus seitsmekordse Jumala looja loova avaldumiste ülesandeks, kui ülim Jumal hakkab neid aegruumi kuuluvaid looduid otseselt juhtima? Kas need aegruumi universumite korrastajad ja esmaavastajad vabastatakse samasugusteks tegevusteks väliskosmoses? Me ei tea, aga meil on nende ja samataoliste küsimuste kohta palju oletusi. Kogemusliku jumaluse piiride avardudes määratlematu absoluudi aladele on ette näha seitsmekordse Jumala tegevust nende tulevaste loodute varasematel arenguepohhidel. Me ei ole kõik päevilt vanade ja superuniversumi meistervaimude tulevase staatuse osas ühesugusel arvamusel. Ning me ei tea samuti, kas ülimolend hakkab seal tegutsema nii nagu 7 superuniversumis või mitte. Kuid me kõik oletame, et Miikaelid, loojad pojad, on määratud tegutsema neis välisuniversumites. Mõned arvavad, et tulevastel ajastutel tekib ühinenud loojate poegade ja jumalike hoolekandjate vahel mingi tihedam liit. On isegi võimalik, et see loojate liit võib kujuneda mingiks lõpliku iseloomuga kaaslase looja identiteedi väljenduseks, kuid me ei tea neist ilmutamata tuleviku võimalustest tõesti mitte midagi. Me teame aga, et 7-kordne Jumal võimaldab olenditel aja ja ruumi universumites järjest enam läheneda kõiksele isale ning et see arenev lähenemine on kogemuslikult ühendatud ülimas Jumalas. Võiks arvata, et see kava on valdav ka välisuniversumites. Seevastu uued olendite klassid, kes neis universumites võivad kord elada, saavad vahest läheneda Jumalusele lõplikel tasanditel ja absoniitsetel viisidel. Lühidalt öeldes,
Meil pole vähimatki ettekujutust sellest, missugune jumalusele lähenemise viis võib toimima hakata tulevastes väliskosmose universumites. Vaatamata sellele arvame, et täiustunud superuniversumid hakkavad mingil viisil kuuluma nende välisloodus elavate olendite paradiisitõusu elujärku. On täiesti võimalik, et me näeme neil tulevastel ajastutel väliskosmose asukate lähenemist Havonale läbi 7 superuniversumi, mida haldab ülim jumal, kas siis koostöös 7 meistervaimuga või ilma nendeta. 8. Ülim ühendaja. Ülimal olendil on sureliku inimese kogemuses 3 funktsioon. Esiteks on ta aegruumi jumalikkuse 7-kordse jumala ühendaja. Teiseks on ta maksimaalne jumalus, keda piiritletud loodud olendid võivad tegelikult mõista. Kolmandaks on ta sureliku inimese ainus lähenemistee transcendentsele suhtlemiskogemusele absoniitse meelega, igavese vaimuga ja paradiisi isiksusega. Lõpetanutes tõusuteelistel, kes on sündinud kohalikes universumites, kasvanud superuniversumites ja saanud koolituse keskses universumis, on ülimas ühineva 7-kordse jumala aegruumi jumalikkusest arusaamise täielik potentsiaal nende isiklikus kogemuses. Lõpetanud teenivad järjest kõigis teistes superuniversumites peale oma kodu superuniversumi, omandades sel teel üha enam kogemusi, kuni on täielikult saavutanud loodud olendite võimaliku kogemuse 7-kordse mitmekesisuse. Sisimas elavate kohandajate hoolekandu kaudu võimaldatakse lõpetanutel leida kõikset isa. Kuid just nende kogemisviisidega saavad need lõpetanud tegelikult tundma ülimat olendit ning nad on määratud teenima ja ilmutama seda ülimat jumalust tulevastes väliskosmose universumites. Pidage meeles, et kõike, mida Jumal isa ja tema paradiisipojad meie heaks teevad, on meil omakorda ja vaimus võimalus teha kujuneva ülima olendi heaks ja temas. Armastus, rõõm ja universumi teenistus, mida kogetakse, on vastastikune. Jumal isa ei vaja, et ta pojad tagaksid talle kõik selle, mida ta neile on annetanud, kuid need pojad annetavad või võivad annetada kõike seda omakorda oma kaaslastele ja arenevale ülimale olendile. Kõik loomisnähtused peegeldavad eelnevaid looja vaimu tegevusi. Jeesuse sõnad on täht-tähelt õiged. Poeg teeb vaid seda, mida ta näeb isa tegevat. Teie, surelikud, võite alustada kord ülima avaldamist oma kaaslastele ning võite paradiisi poole tõustes seda ilmutust üha enam avardada. Igavikus võidakse teil 7. etappi lõpetanutena lubada ilmutada seda arenevate loodud olendite jumalat ülimatel tasanditel, isegi viimasel tasandil. 9. Kõikse absoluudi ühtsus. Määratlematu absoluut ja jumalus absoluut on ühildunud kõikses absoluudis. Absoluudid on kooskõlastatud viimases, tingimustatud ülimas ning aegruumiga modifitseeritud 7-kordses jumalas. Lõpmatust madalamatel tasanditel on 3 absoluuti, kuid lõpmatuses näivad nad olevat 1. Paradiisis on 3 jumaluse isiksustumist, kuid kolmsuses on nad 1. Tervikuniversumi tähtsaimad filosoofilised küsimuste püstitused on järgmised. Kas absoluut, 3 absoluuti lõpmatuses ühena, oli olemas enne kolmsust? Kas absoluut on kolmsuse esivanem või on kolmsus absoluudi esivanem? Kas määratlematu absoluut on kolmsusest sõltumatu jõu kohalolek? Kas jumalus absoluudi kohalolek tähendab kolmsuse piiramatut tegutsemist? Ning kas kõikne absoluut on kolmsuse või isegi kolmsuste kolmsuse viimane funktsioon? Kontseptsioon absoluudist kui kõige, isegi kolmsuse esiisast näeb esmapilgul pakkuvat ajutist rahuldust järjekindluse ja filosoofilise ühtsuse leidmise tõttu, kuid iga niisuguse järelduse muudab kehtetuks paradiisi kolmsuse igikestvuse tegelikkus. Meile õpetatakse ja me usume, et kõikne isa ja tema kolmsuse kaaslased on olemuselt ning eksistentsilt igavesed. Seega võib teha vaid ühe järjekindla filosoofilise järelduse. Absoluut on kõigi universumi intellektide jaoks kolmsuse,
kolmsuste, ebaisikuline ja koordineeritud reaktsioon kõigile põhilistele ja esmastele kosmose olukordadele, nii universumisisestele kui ka välistele. Kõigile suuruniversumi intellektiga isiksustele püsib paradiisi kolmsus igavesti lõplikkuses, igavikus, ülimuslikkuses ja piiritletuses ning isikliku arusaamise ja loodud olendi teostumise seisukohalt absoluutsena. Nii nagu loodud olendi meel võib seda probleemi mõista, jõuab see lõpliku postulaadini, et kõikne mina olen on nii kolmsuse kui ka absoluudi algpõhjus ja tingimusteta allikas. Kui me püüame seetõttu omandada isiklikku ettekujutust absoluudist, siis pöördume oma ideede ja ideaalide juurde paradiisi isast. Kui me soovime hõlbustada arusaamist või avardada teadlikkust sellest muidu ebaisikulisest absoluudist, pöördume fakti juurde, et kõikne isa on absoluutse isiksusega eksistentsiaalne isa. Igavene poeg on absoluutne isik, kuigi kogemuslikus mõttes mitte absoluudi isiksustumine. Ning järgmisena kujutleme kogemuslikke kolmsusi kulmineerumas jumalusabsoluudi kogemuslikus isiksustumises. Samas mõistes, et kõikne absoluut hõlmab endas universumis ja väljaspool universumit toimuvaid nähtusi, milles avaldub ülimuslikkuse, lõplikkuse ja lõpmatuse ühendatud ja kooskõlastatud jumalusühenduste, kolmsuse, ebaisikuliste tegevuste kohalolek. Jumal isa on eristatav kõigil tasanditel alates piiritletust kuni lõpmatuni ja kuigi tema loodud olendid alates paradiisist kuni arengumaailmadeni on teda eri viisidel tajunud, tunnevad vaid igavene poeg ja lõpmatu vaim teda lõpmatuna. Vaimne isiksus on absoluutne ainult paradiisis ning absoluudi mõiste on määratlematu ainult lõpmatuses. Jumaluse kohalolek on absoluutne ainult paradiisis ja Jumala ilmutus peab olema alati osaline, suhteline ja edasiviiv. Kuni tema vägi saab määratlematu absoluudi kosmosevõimsuses kogemuslikult lõpmatuks ning tema isiksuse avaldumine saab kogemuslikult lõpmatuks jumalus absoluudi avalduvas kohalolekus ja need kaks lõpmatuse potentsiaali ühinevad reaalsuseks kõikses absoluudis. Kuid lõpmatusest madalamatest tasanditest väljaspool on kolm absoluuti üks ning lõpmatus teostub jumaluses selle kaudu, olenemata sellest, kas mõni teine eksistentsiklass kunagi ise lõpmatuse teadlikkuse saavutab. Eksistentsiaalne staatus igavikus tähendab eksistentsiaalset eneseteadlikkust lõpmatusest. Kuigi võidakse vajada teist igavikku, et kogetaks lõpmatus igavikus peituvate kogemuslike võimalikkuste eneseteostust, igaviku lõpmatust. Ja Jumal isa on kõigi intellektiolendite ja vaimolendite jaoks üle kogu universumite universumi kõigi jumaluse avaldumisvormide ja reaalsuse isiklik allikas. Ükskõik, kas te isiksustena praegu või igavese tuleviku järjestikustes universumi kogemustes jõuate 7-kordse Jumalani, saate aru Jumalast, leiate viimase Jumala või püüate haarata absoluutse Jumala mõistet, avastate te oma igaveseks rahulduseks, et iga avastusretke täideviimisel olete uutel kogemuslikel tasanditel taasavastanud igavese Jumala, kõigi universumi isiksuste paradiisi isa. Kõikne isa on kõikse ühtsuse seletus, sest see peab olema ülimalt, isegi lõplikult teostunud absoluutsete väärtuste ja tähenduste lõplikkuse järgses ühtsuses, määratlematus reaalsuses. Meisterjõukorraldajad suunduvad kosmosesse ja koondavad selle energiat gravitatsiooniliselt reageerima kõikse isa paradiisi tõmbele. Seejärel tulevad loojad pojad, kes korrastavad need gravitatsioonile reageerivad jõud asustatud universumiteks ning arendavad seal välja intellektiolendid, kes omakorda võtavad endasse vastu paradiisi isa vaimu ning tõusevad seejärel isani, et saada kõikvõimalike jumalikkuse omaduste poolest tema sarnaseks. Paradiisi loovate jõudude lakkamatu ja avarduv kulgemine läbi kosmose näib ennustavat kõikse isa gravitatsioonihaarde ala üha suuremat laienemist ning eri tüüpi intellektiolendite lõputut paljunemist,
kes on võimelised armastama Jumalat ja olema tema poolt armastatud ning sel kombel Jumalat tundma õppides võivad otsustada olla tema sarnased, jõuda paradiisi ja leida Jumala. Universumite universum on täiesti ühtne. Jumal on võimult ja isiksuselt üks. Kõik energiatasandid ja kõik isiksuse faasid on omavahel kooskõlastatud. Filosoofiliselt ja kogemuslikult, kontseptuaalselt ja reaalselt on kõik asjad ja olendid keskendunud paradiisi isas. Jumal on kõik ja kõiges ning midagi ega kedagi ei saa olla ilma temata. 10. Tõde, ilu ja headus. Valgusesse ja ellu stabiliseerunud maailmade edasi liikudes esimeselt etapilt 7. etapini püüavad nad järjest teostada 7-kordse Jumala reaalsust, alates loojapoja jumaldamisest paradiisi isa palveldamiseni. Kogu sellise maailma ajaloo 7 etapi jooksul kasvab nende üha edasi arenevate surelike teadmine ülimast Jumalast ning samal ajal eristavad nad ähmaselt selle üle laotuva viimase Jumala hoolekande reaalsust. Kogu selle hiilgava ajastu jooksul on üha edasi arenevate surelike põhipüüdluseks paremini mõista ja täielikumalt teostada jumaluse arusaadavaid elemente, tõde, ilu ja headust. See on inimese püüd eristada Jumalat meeles, aines ja vaimus ning kui surelik neid otsinguid jätkab, leiab ta end üha enam süvenevas filosoofia, kosmoloogia ja jumalikkuse kogemuslikku uurimisse. Te mõistate mõnevõrra filosoofiat ning saate palveldamisel, sotsiaalteenistuses ja isiklikus vaimses kogemuses aru jumalikkusest, kuid ilu poole püüdlemine, kosmoloogia on teil liigagi sageli piiratud inimese tahumatute kunstipüüdluste uurimisega. Ilu. Kunst on suures osas vastuolude ühitamise küsimus. Ilu mõiste seisukohalt on oluline mitmekesisus. Ülim ilu piiritletud kunsti tipp on looja ja loodud olendi tohutute kosmiliste äärmuste ühitamise draama. Jumalat leidev inimene ja inimest leidev Jumal. Loodud olendi saamine niisama täiuslikuks kui looja, see ongi ülima ilu kõrgeim saavutus, kosmilise kunsti saavutuste tipp. Seega materialism, ateism on inetuse tipp, kauniduse piiritletud antiteesi kulminatsioon. Kõrgeim ilu seisneb varem eksisteerinud harmoonilisest reaalsusest sündinud variatsioonide ühinemises. Kosmoloogiliste mõttetasandite saavutamine hõlmab esiteks uudishimu, harmoonia ja ilujanu, pidevad katsed avastada harmooniliste kosmiliste suhete uusi tasandeid. Teiseks, esteetiline hindamisvõime, iluarmastus ja kõigi loovuse avaldumisviiside kunstilisuse üha parem hindamine kõigil reaalsuse tasanditel. Kolmandaks, eetiline tundlikkus. Ilu hindamine viib tõe tunnetamise kaudu arusaamiseni nende asjade igavesest otstarbekusest, mis mõjutavad tugevasti jumaliku headuse äratundmist jumaluse suhetes kõigi olenditega ja nõnda viib isegi kosmoloogia jumaliku reaalsuse väärtuste otsinguile, jumalateadvuse otsinguile. Valgusesse ja ellu stabiliseerunud maailmu huvitab tõest ilust ja headusest arusaamine nii täielikult sellepärast, et neis kvalitatiivsetes väärtustes sisaldub jumaluse ilmutus aegruumi maailmadele. Igavese tõe tähendused äratavad huvi sureliku inimese intellektuaalses ja vaimses olemuses. Kõikne ilu hõlmab kosmilise loodu harmoonilisi suhteid ja rütme. See on selgemini eristatav intellektuaalne huvi ning viib ühtse ja sünkroonse arusaamiseni ainelisest universumist. Jumalik headus on piiritlemata väärtuste ilmutus piiritletud meelele, milles seda tajutakse ja ülendatakse inimliku arusaamise vaimse tasandi läveni. Tõde on teaduse ja filosoofia alus ning religiooni intellektuaalne alus. Ilu patroneerib kunsti, muusikat ja kogu inimkogemuse tähenduslikke rütme. Headus hõlmab eetika ja moraalitunnet ning religiooni, kogemuslikku täiuse nälga. Ilu olemasolu eeldab hindamisvõimelise loodud olendi meele kohalolekut niisama kindlat kui edasiliikuva evolutsiooni fakt
osutab ülima meele ülemvõimule. Ilu on nähtuva reaalsuse kaugele ulatuva mitmekesisuse harmoonilise aegruumi sünteesi intellektuaalne äratundmine, mis kõik pärineb varem eksisteerinud ja igavesest ühtsusest. Headus on jumaliku täiuse eri tasandite suhteliste väärtuste äratundmine meeles. Headuse äratundmine eeldab moraalse staatusega meelt, isiklikku meelt, mis on võimeline eristama head ja kurja. Kuid mil määral keegi on hea, suur, see näitab tõelise jumalikkuse saavutamise määra. Tõeliste suhete äratundmine eeldab meelt, mis on võimeline eristama tõde eksimusest. Urant ja inimmeeltele annetatud tõevaim reageerib eksimatult tõele, elava vaimu suhtele kõigi asjade kõigi olenditega, nagu need on kooskõlastatud igaveses tõusus Jumala poole. Iga elektroni mõtte või vaimu impulss on kogu universumile mõjuv üksus. Meele ja vaimu tasandil on vaid patt isoleeriv ja pahe gravitatsiooni tõkestav. Universum on terviklik. Miski ega keegi ei ole ega ei ela isoleeritult. Eneseteostus on potentsiaalselt paheline, kui see on antisotsiaalne. On sõna-sõnalt õige, keegi meist ei ela iseendale. Kosmiline sotsialiseerumine on isiksuste ühinemise kõrgeim vorm. Jeesus ütles, aga kes on ülem teie seast, see olgu teie teenija. Ka tõde, ilu ja headus, inimese intellektuaalne lähenemine meele, aine ja vaimu universumine tuleb ühendada ühtseks jumaliku ja ülima ideaali mõisteks. Nii nagu surelik isiksus ühendab inimkogemuses aine, meele ja vaimu, nii saab see jumalik ja ülim ideaal võimult ühtseks ülimuslikkuses ja isiksustub siis isaliku armastuse jumalaks. Igasugune kaemus terviku osade vahelise suhete olemusest nõuab arusaamist kõigi osade suhetest selle tervikuga. Ja universumis tähendab see loodud osade suhet loova tervikuga. Nii saab jumalus kõiksete ja igaveste saavutuste transcendentseks, isegi lõpmatuks eesmärgiks. Kõikne ilu on paradiisi saare peegelduse äratundmine ainelises loodus. Igavene tõde on aga paradiisi poegade eriline hoolekanne, kes annetavad end surelikele rassidele ja valavad ka oma tõevaimu kõigi rahvaste peale välja. Jumalik headus ilmneb täielikumalt lõpmatu vaimu loendamatute isiksuste armastavas hoolekandes. Kuid armastus, nende kolme omaduse kogusumma, on inimese mõistmine, et Jumal on tema vaimne isa. Füüsiline aine on absoluutsete jumaluste paradiisi energias äravari ajas ja ruumis. Tõe tähendused on jumaluse igavese sõna vastukajad sureliku intellektis, ülimatest mõistetest arusaamine ajas ja ruumis. Jumalikkuse headuse väärtused on kõikset, igavest ja lõpmatut esindavate vaimissiksuste halastavad hoolekandeteod arengusfääride aegruumi piiritletud loodud olendite heaks. Need tähendusrikkad reaalsuse väärtused on sulanud ühte jumalikuks armastuseks suhetes, mis isal on iga isikulise loodud olendiga. Nad on koordineeritud pojas ja tema poegades jumaliku armuna. Nad avaldavad oma omadusi vaimu ja tema vaimlaste kaudu jumaliku hoolekandena, armastava armu ilmutamisena ajalastele. Need kolm jumalikkust avalduvad eeskätt ülima olendi võimsuse ja isiksuse sünteesis. Neid ilmutab eri viisidel seitsmekordne Jumal jumalike tähenduste ja väärtuste eri ühendustes 7 tõusutasandil. Piiritletud inimese jaoks tähendavad tõde, ilu ja headus jumaliku reaalsuse täielikku ilmutust. Et see arusaam jumalusest kui armastusest leiab vaimse väljenduse jumalat tundvate surelike eludes, siis saavad nad tunda jumalikkuse vilju, intellektuaalselt rahu, sotsiaalset arengut, kõlbelist rahuldust, vaimset rõõmu ja kosmilist tarkust. Valguse ja elu 7. etapil oleva maailma edasi jõudnud surelikud on mõistnud, et universumis pole midagi suuremat armastusest ning nad teavad, et Jumal on armastus. Armastus on soov teha teistele head. Esitanud Urantiat külastav vägev sõnumitooja Nebadoni ilmutamiskorpuse palvel ja koostöös Melkiseedekitega, kes on planeedivürsti asemik Urantial.
See kõikset ühtsust käsitlev kiri on 25 eri autorite poolt esitatud kirjadest. Selle rühma patrooniks oli Nebadoni isiksuste 12-liikmeline komisjon, mis tegutses Mantuuti ja Melkisedeki juhtimisel. Me koostasime need kirjad ja tõlkisime need meist kõrgemate poolt lubatud viisil inglise keelde Urantia aja 1934. aastal.